seekord siis Vine Visualis mõnus vanakooli Mercedes. See on siis 230 CE ehk siis see tähendab, et see 230 tähendab siis seda, et autol on 2,3 liitrine mootor. Tänapäevaline numbrid ei tähenda suurt midagi enam. 400 ei tähenda, et on 4 liitrine mootor näiteks. Ja CE tähendab siis, et on justkui E-klassi kupee. Auto on üsna vana, ta on 35 ehk siis ta on aastast 1991. Eestisse toodi ta aastal 2014. Enne seda oli ta Saksamaal. Saksamaal oli ühe omaniku käes. Ja nüüd Eestis aastast alates 2014 on ta olnud samuti ühe omaniku käes. Ehk siis sellel autol 35 aastaga on ainult 2 omanikku. Samal ajal kui mõnel Bemmil Eestis on 5 aastaga 9 omanikku. Et lihtsalt papustav. Auto ise on väga eriline juba sellepärast, et ma ei ole sihukest autot näinud linnapildis juba, ma arvan, vähemalt paar aastat. Et ikkagi väga hästi jääb silma. Kogu see disain on üsna sihuke puhas ja samal ajal üsna sihuke toores. Et ikkagi kõik asjad, mis siin on, need on mingi põhjusega. Ees näiteks kaitseraud plastikust, et ikkagi ta mingisuguse kõksu suudaks vastu võtta. Tagatuledel näiteks need ribad, mis seal on, need on ka põhjusega sellepärast, et ei olnud tol hetkel LED-tulesid, olid lihtsalt hõõgpirnid, ehk siis saitas hajutada neid. Seda nii-öelda valgusallikat ja samal ajal ta siis takistas ka liigse siukse pori või jää või lume kogunemist sinna tule peale, ehk siis ta aitas ka seda ära juhtida. Samamoodi näiteks siin taga see antenn. Siuke lõpuks, kui nüüd auto tööle paned, ta on nagu puldi auto, ta läheb ikka ülikõrgele, sest tol hetkel need raadiod vajasid nii suurt antenni. Ja üldiselt kogu see disain ise, suured lahmakad klaasid, ühel pool on ühes suuruses peegel, teisel pool on natukene väiksem see peegel. Kojamees, siuke suur, pikk ja neid on ainult üks. Ehk siis, kui olete vaadanud mingeid siukseid natukene vanemaid ringraja autosid Mercedesi, siis neil samamoodi on ainult üks kojamees. Tihti ta istub siin keskel ja siis liigub paremale vasakule. Väga-väga huvitav auto. Ja kindlasti nüüd, kui salongi läheme, siis seal samamoodi tegelikult siuke toores, aga samas tänapäeva mõistes üsna huvitav teema jätkub. Ja kuna on klassikaline auto, siis ka klassikaline Brighti maitse, lemon lime. See on üsna siuke tavaline maitse. Mis on Bright? Bright on siuke tervislik energiajook, ütleme nii siis. Et tal on ikkagi siuke looduslikud nii-öelda maitseained, ei ole lisatud mingit siukest keemiat sinna sisse, suhkrut pole ka üldse lisatud. Ehk siis kõik, mis siin on, see on looduslik, kõik on ikkagi suhteliselt tervislik. Ja samas võrreldes ka teiste energiajookide tootjatega, kellel näiteks see energiaspike tuleb üsna kiiresti ja üsna kiiresti kukub ära, siis Brightil on see 4-5 tundi, üsna sujuvalt tuleb, sujuvalt langeb ja see lemon lime on jah üsna, nagu ma ütlesin, klassikaline maitse. Mulle isiklikult endale ka väga meeldib, siuke praeguse ilmaga, muidugi praegu väga soe ei ole, aga ikkagi mõnus värskendav ja samal ajal saadki siis siukest mõnusa väikse energiaboost'i ka juurde. Ja maitse ei ole siuke vänge, et ta on siuke sujuv, tulebki justkui siuke tagantjärele gaasiga. Et kindlasti vaata järgi brightrings.com /Vine või siis lihtsalt brightrings.com ja siis kui hakkad sealt ostukorvi nüüd nii-öelda tasuma, siis seal pane sooduskood Vine, saad 25% alla. Vot nii, aga lähme vaatame, mis seal autos huvitavat sees on ja lähme vaatame, kuidas sõidab ka. See on omaette siuke huvitav kogemus. Nii, salong, siuke mõnus retrokas. Kõik on üsna kandiline ja kõik on absoluutselt funktsionaalne. Et siin ei ole, nagu Mercedes 90-ndatel ei olnud et paneme siia natukene mingit, ma ei tea, fake nuppe või paneme siia natukene mingit, ma ei tea, disaini. Nagu kõik on funktsionaalne. Siin ei ole ühtegi tühja nuppu, nagu tänapäeva autod on nii-öelda poverty buttons. Nagu iga nupp teeb midagi. Igal pool on siuksed rullikud. See tundub päris mõnus näpu all. Samamoodi siuksed reaalsed lülitid. Siuke tunne, nagu see olekski kuskil, ma ei tea, mingi hävituslenduri piloot. Keerad tõk nii. Paneme siit natukene rohkem puhuma, selle keerame otse ventikatele. Kõik on siuke robustne, siuke, ma tahakski öelda nagu mõeldud siuksele nii-öelda mehele. Et nagu mitte midagi pole üleliigset. Mingid väiksed panipaigad on siin, pardatšokk, muidu tänapäeva autodel ju tuleb kuskilt siit alt välja.
sellel auto tuleb siit ülevalt lahti see. Et siuke jälle natuke teistmoodi. Lisaks on siin üleval ka siis päiksesirmid, mis on üsna okei suurusega. Aga ainult kõrval lihtsalt on peegel. Juhile, sul ei ole vaja peeglit, sa oled roolis. Ja lisaks on siin keskel väike päiksesirm. Sest kui tihti on olnud seda, et sa paned siit päiksesirmi, sa paned siit päiksesirmi ja siis see päike tuleb kuskilt siit peegli vahelt. Minul isiklikult on väga tihti juhtunud seda. Nagu siuke väike asi, miks seda ei ole tänapäeva autodes? Ma ei saa aru sellest. Lisaks on siin siis ka katuseluuk, mida ma igaks juhuks ei puudu. Ma olen kindel, et see töötab, aga lihtsalt eelnevalt on olnud halbu kogemusi, kus osadel autodel see lihtsalt ei lähe kinni enam. Ehk siis igaks juhuks seda ei puudu. Rool, suur rooliratas lihtsalt. Siin ei ole mitte ühtegi nupu peal. Siin on keskel Mersu logo ja täitsa rohkem sul ei ole vaja teada. Samamoodi ees siin spidoblokk. Siin keskel on tegelikult isegi digitaalne siuke pisikene termomeeter. Ja see on kõik. Ehk siis jällegi mõnus siuke retro, siuke hea tagasivaade. Kõik on hästi ergas siukene nii-öelda oranž värv on, et sul oleks kerge lugeda seda. Kogu vajalik info on sul siin ees olemas ja lisaks on eraldi suudetud ka siia analoogkell panna. Ehk siis praegu enne, kui me nüüd siin klippe tegime, ma istusin autosse, auto oli täiesti vaikne ja sa kuuled, kuidas kell vaikselt tiksub. Et siukest asja sa tänapäeva autost lihtsalt ei kuule. Seda, ja okei, sa ei peagi kuulma seda, aga lihtsalt see on siuke huvitav nii-öelda samm ajast tagasi. Ja siin on siis käigukang, kuna auto on siis manuaal, 5-käiguline manuaal, siis näiteks tagurpidi käik, paljudel autodel sa vajutad alla ja siis paned tagurpidi käigu. Siin sa pead natuke üles tõstma ja siis saab tagurpidi käik. Et enne natukene läks aega, et see selgeks saada. Ja üldiselt kõik on siuke mõnus, sujuv, et nagu me peame ikkagi meeles pidama, et see auto on sõitnud 300 000 kilomeetrit 35 aastaga, mis juba tegelikult numbrina ei ole üldse palju, nii suure vanuse kohta. Ja pigem ma ütleks, et on päris heas korras. Istmed on täiesti tekstiilist, aga ülimugavad. Nagu see, kui palju see iste liigub, kui sa peale istud, see on lihtsalt vapustav. Ja praegu ka siin see käetugi keskel on mõnus, suur, ülipehme ja see lihtsalt istubki nagu tugitoolis. Ma võiksin lihtsalt siin, ma ei tea, koosoleku pidada. Ma ei peaks üldse autoga sõitmagi ja siin on lihtsalt nii hea istuda. Ja kogu see lõhn on täpselt siuke vana auto lõhn, et isegi osaliselt meenutab tegelikult mingit lõhnakuuske, aga siin ei ole autos mitte ühtegi lõhnakuuske. Autol on 4 pedaali. Käsipidur käib kõige vasakult pedaaliga ja siis lahti lased siit eraldi kangist. Siis käib siuke korralik pauk. Et siis läheb käsipidur maha ja siis pedaaliga vajutad uuesti nii-öelda alla. Kojamehed käivad siit samast vasakult, samamoodi nagu ka suunatuli. Ehk siis juba tol ajal oli Mercedesed kõik ühel kangil. Samamoodi näiteks peeglid juhid siit kangiga ja näiteks aknatõstukid ja asjad. Siin ei ole mitte ühtegi nuppu. See ei tähenda, et on manuaalne. Need nupud on kõik siin keskel. Ja klaasid sa saad kõik samal ajal korraga alla lasta. Ja eraldi on isegi lüliti, isegi tolle autodel, et taga lapsed ei saaks neid klaasi alla lasta, sest paistab, et juba siis oli see probleem. Samuti on sul olemas eraldi ka tegelikult turvavöö jaoks siis nii-öelda abiline, kuna sa pead päris kaugele ulatama, et seda peale saada. Ehk siis, kui sa nüüd siit nii-öelda ukse kinni tõmbad, siis kui auto töötab, või süüde sees on, siis tuleb siit siuke abiline, toob sulle turvavöösi ette ja siis sa saate ilusti rahulikult peale panna ja siis ta läheb tagasi peitu. Ja sellel autol on see lahendatud hästi. Ta on ikkagi reaalselt siukse nii-öelda korpuse sees, mitte nagu tänapäeval mingi perioodi BMW-del oli, kus oli lihtsalt väike konks, kus see turvavöö lõpuks ära libises, ehk siis neist ei ole väga kasu. Ja üldiselt see disain siin salongis. Praegu ma ütleks, et see on nagu siuke mõnus retro ja kõik need ruudud ja siin selle tekstiilistme keskel, see on ka siuke, on tegelikult hakanud tagasitulekut tegema, kui vaadata näiteks Porschesid, siis Porschedele paljud just otsivadki seda, et võiks olla keskelt siuke nii-öelda ruudulise nii-öelda disainiga, et see on siuke jälle hea siuke tagasivaade minevikku siis. Aga lähme vaatame, kuidas siin tagaistmel on, sest tegelikult taga paistab, et ruumi on isegi. Nii, ja et taha istmele saada, siis tegelikult on istmel külje peal nupp, võetas see nuppu, iste tuleb eest ära ja siis hüppad sujuvad siia taha. Nii, paneme korraks uuesti ukse kinni ka. Nii. Tegelikult ruumi on, ütleme, piisavalt. Et siin on
see istumis minu istumispositsioonis, ma olen 1,82 m pikk ja tegelikult ka pearuumiga ei ole väga probleemi. Arvestades, et siin on katusuluugi mehhanism ka sees, siis pearuumi on ka täitsa omajagu. Mul on 2 sõrme hoopis vahele. Ehk siis, kui sa oled 1,90 m, sulle arvatavasti on siin natuke kitsas, aga tegelikult täiesti okei. Siin on siis eraldi see nii-öelda akende lüliti, millest ma just enne rääkisin. Päris mõnus. Ja siin ka tegelikult need istmed on ülipehmed. Ma ei näeks nagu väga probleemi siin pikemat distantsiga sõita. Siin on ka siis erinevad sellised laekad. Vaata, mis siin peidus on. Siia saad siia saab midagi ära peita. Igaüks vaatab, mis ta sinna peita tahab. Siin on mingi tuhatois. Siia tegelikult saab ka midagi panna. Siin on käetugi. Aga üks asi, mis ma praegu nagu otsisin, on topsihoidjad, aga neid ei ole mitte kusagil. Et ju siis 90-ndate tanklates näiteks kohvi ei müüdud. Brighti siis ei olnud kindlalt. Et Bright jah, praegu jäi õue. Nii, ja tegelikult siin taga on ka peatoed, mille saad siit üles tõmmata. Jah, pole väga paha, natuke kõva on, sest suhtes esimese peatoega võrreldes on ta oluliselt kõvem. Ja siis järeldi nupustad tegelikult eest saab juhtmed ka alla tagasi lasta, sest kuna see klaas ta on suur, aga ta on üsna suure kalde all, siis lihtsalt see peatugi võtab suht suure nii-öelda osa sellest vaateväljast ära. Ehk siis jah, juht saab sealt ise need alla tagasi lasta, et kui näiteks parkima hakkab, siis näeb, kuhu parkida. Ja siin need nii-öelda käepidemed on väga suured. Et ees, ma ütleks, on niisugune 1,5 korda väiksem see. Ja siin on ka eraldi väikene konks, kuhu sa saad enda jope riputada või siis piinsaku, kui sa sellise autoga sõidad. Et jah, päris huvitav siuke, tegelikult mitmetooniline isegi ütleks. Lagi on siis siuke hele, siin on tumedad siukest nahalaadset materjali. Et üldiselt need materjalid ka, sul on igal pool ikkagi siuke mõnus pehme materjal. Et siin on ka mingi puitimitatsiooni, mis lihtsalt vanusega natukene on hakanud mõranema, aga seda võikski nagu eeldada. Ja isegi siin jah, nagu käetugede kõrval ja siis ees uste sees on samamoodi seda ruudulist tekstiili. Et jah, ma ütleks, et päris huvitav salong. Väga siuke hea retro vibe. No ja vaatame, mis teil seal kapoti all huvitavat on. Et siin on siis salongis on tegelikult suhteliselt suur siuke punane klapp, mida siis tõmbad või mitte klapp, kang. Ja tegelikult kapott käib lahti suht huvitavalt. Et tal on ikkagi, kogu see võre tuleb kaasa, aga tal tuleb siit välja siukene pisikene kang, siuke plastikust nii-öelda asi, mida tõmbad. Ja siis sellega saate lahti. Ja kapott ise on suht suur, aga ava on suht väike. Et ma olen suht kindel, et tegelikult sealt, kui mingeid klõpse vajutada, siis ta läheb veel kõrgemale. Aga jah, siin on siis 2,3 liitrine, rida 4 mootor ja tegelikult kogu see suur korpus on lihtsalt suur õhufilter. Kahjuks rohkem selle auto kohta mootori koha pealt rääkida ei oska. Ei ole insener, ei ole väga siuke mootoriteadlane. Aga ma tean seda, et teeb huvitavat häält. Üsna siuke toores ja mõnus hääl on ja ma arvan, et lähmegi nüüd hüppame rooli ja vaatame, kuidas asi sõidab ka. No nii, lähme vaatame, kuidas see läks halvasti. Aps, nii. Lähme vaatame, kuidas sõidab ka. Nii. Esmalt, kui ma nüüd siia autos istusin, siuke paar tundi tagasi, siis oleks peaaegu sama asi juhtunud. Praegu see oli minu enda süü, aga see gaasipedaal ei tee siuke esimesed võib-olla 10-15% sul mitte midagi. Ta lihtsalt õnnelt liigub kaasa. Aga kui nüüd autoga ära harjud, ka tegelikult minu jaoks natukene see käigukang või nii-öelda see, kuidas need käigud sisse lähevad, oli alguses natukene harjumatu. Ma alati kartsin, et ma lükkan ta kogevat nii-öelda tagurpidi käigu peale, sest et teine käik on kohe tagurpidi käigu kõrval, aga tagurpidi käigu jaoks sa pead tõstma seda käigukangi reaalselt. Ehk siis ikkagi seal see lukustus on olemas. Et ikkagi, kuna ei ole minu auto, siis natukene tasub ettevaatlik olla. Aga kui nüüd kõigest sellest mööda vaadata, siis olgugi, et auto on 35 aastat vana, ta sõidab üli hästi. Nagu tõsiselt, mingid kraginad, midagi on, aga lõppkokkuvõttes ta on ülipehme, eks kindlasti need istmed aitavad kaasa. Ja tegelikult on hästi sujuv.
see mootor ei ole võimas, ta on 90 millegagi kilovatti. Et ta ei ole mõeldud mingiks jõhkraks sportautoks. Kiirenduse numbrid on täiesti, pole nagu olulised. Aga just see feeling ja see vibe, mis sa selle autoga sõites saad, see on mõnus. Kõik ongi siuke nagu toores, kõik on siuke nii-öelda otse siis mõeldudki lihtsalt selliseks sõidukogemuseks. Sul ei ole mitte midagi üleliigset. Kõik, mis on funktsionaalne, see on siis mingi põhjusega ja ta täidab oma rolli väga hästi. Kõik need näidikud, selged, arusaadavad, mõnusad loetavad. Ja nüüd sõidame siin siis Haapsalu linnast välja. Praegu maanteel, läheme näiteks 90 peale. Praegu on 80. Ma ilmselgelt ei ole gaas põhjas ka. Lihtsalt kõik ongi siuke sujuv, ühtlane. Müra ei ole ülemäära palju. Mingit tuulemüra on kuulda, aga mitte miski ei ole siuke häiriv. Ja mis mulle endal väga meeldib on see, et vaatadki siit nii-öelda eest välja, siis kõigepealt klaas on mõnus suur, aga sa näed ka seda Mercedese logo. Ehk siis ta ongi siuke nagu sihtmärk sul seal. Et jah, siuke mõnus cruiser. Ma arvan, et tegelikult ka sellise autoga igapäevaselt sõita ei oleks väga probleem. Et siuke pehme ja päris hästi nii-öelda käitub siin tee peal ka juba siis 90 kilomeetri tunni kiirusega. See on täpselt siuke auto, et õues on mingi 20 kraadi, 25 kraadi. Lihtsalt ajate garaažist välja. Auto on niimoodi siin nii-öelda talve otsa kusagil seisnud, oodanud. Siis ajadki välja, teete ka sõidu, pärast pääseb puhtaks. Ongi päev hästi veedetud. Ta on ikkagi, ütleme jah, kindlasti tegelikkuses siuke auto, mis on nii-öelda mingi kindla nii-öelda, kas siis tähtpäeva jaoks ajata garaažist välja või ongi siuke lihtsalt, et ilusat ilma nautida. Et enda igasugused uued, ma ei tea, Toyotad, Bemmid, Audid, nendega sõid iga päev, aga see on nii-öelda sündmus sellega sõitmine. Ja isegi siin tegelikult nagu tee ei ole sile, ta on ikkagi siuke väiksem tee, kõrvaline tee, aga jällegi suhteliselt mõnus sujuv on. Et mingi krigined, midagi tal nagu on, aga ikkagi 35 aastane auto, sest suhtes päris nagu perfektne ta, ma arvan, ei saakski olla. Või kui natukene rohkem raha siia paigutada, siis võib-olla saaks, aga samas kas on nagu see, kas ta peab olema. Aga jah, üldiselt ma ütleks, et siuke omamoodi elamus ja igatipidi lahe auto. Et praegu päike tuli ka välja ja täitsa mõnus siuke, mõnus tunne on. Lähme vaatame, mis see kokkuvõte nüüd siis lõppkokkuvõttest tuleb. Kokkuvõte nüüd siis sellest Coupé Mercedesest. Ma olen väga üllatunud, väga üllatunud heas mõttes, sest auto on 35 aastat vana. Ta sõidab nagu ta oleks 10-15 aastat vana maksimaalselt. Jah, okei, mõnest kohast natukene on näha, et tegu vanema auto, aga õrnalt siit kobrutab ja okei, võib-olla kuskil on mingi nagin, aga see on väga lihtsalt probleemide või murekohtade otsimine, sest et lõppude lõpuks vaadates selle auto vanust, vaadates seda 300 000 läbi sõita, siis mina olen väga üllatunud ja ongi kõik need sõiduomadused, tegelikult siiamaani see disain on väga lahe. Jah, okei, tänapäeva autosid sa sellise disainiga teha ei saaks, igasugu Euro NCAP nõuded, ta ei ole aerodünaamiline ja nii edasi, aga samuti ka kõik see salong, et ta on siuke mõnus tagasiastumine, vaatad pilk minevikku, kõik need salongi detailid, kõik need materjalid, et ei ole mingit odav plastikut kusagil, isegi nagu siuksed alumised ääred ustel, isegi need on soft touch. Samamoodi kõik need see ruuduline tekstiil, mis see sees on, see on ka väga tipp-top minu arust. Ja need istmed, tõsiselt nagu istukski lihtsalt tugitoolis. Siuke ikkagi härrasmehe auto, istudki sinna sisse, lebotad, lihtsalt vaatad, kuidas kilomeetrid mööduvad. Et jah, okei, võib-olla need istmed kuidagi siis ei ole head selle koha pealt, et võib-olla tähelepanu hajub ja võib-olla ei ole kõige toetavamad, ergonoomilised äkki mitte kõige paremad. Ausalt täiesti savi, täiesti ükskõik, selles suhtes see, nagu ma sõidu ajal ütlesin, see on üks auto, millega sõitmine on eraldi siukene, sa võtadki eraldi hetke selle jaoks, see on eraldi sündmus, võib-olla lähedki sellega just täpselt mingile erisündmusele kohale. Selliseid ju tõesti ei ole väga palju enam ja eriti nii hästi hoitud autosid tegelikkuses.
Ja siinkohal tegelikult soovikski tänada autoomanikku Hendrikut. Suured tänud, et meile seal autovideos andsid. Ja kui sinul on mõni huvitav auto, mida sa soovid Vine Visual, et tutvustaks, siis vine.visual@gmail.com või siis sotsiaalmeedias lihtsalt vine.visual, Instagram, Facebook näiteks. Samuti jällegi pese ise selle autoga käia ei saanud, sest auto on juba väga puhas. Enda autoga ma pean seal käima, sest siin Haapsalus mere ääres filmides kajakas otsustas, et jätab enda jälje sinna. Ehk siis enda autoga ma käin sealt läbi, tee sina sama ja ära unusta Brighti endale tellida. brightrings.com/Vine või lihtsalt brightrings.com ja sooduskood Vine. Eks me juba näe, mis siin järgmine kord videos on. Tuleb üks päris huvitav auto ja väga-väga huvitav suvi, seega ma soovitan kindlasti subscribe nuppu vajutada ja jälgida, mis videod meil tulevad. Tšau!